võimalik hiljem seda salvestust vaadata, siis miks mitte see võimalus tekitada. Ettekanded, mis siis täna tulevad. Kõigepealt siis peale sissejuhatust räägib Epp Rohtla hoonestamata elamumaa turu ülevaatest, tutvustab ülevaadet värsket ja selle sõnumeid. Peale seda jätkan mina teie ees ja räägin maa korralise hindamise metoodikast üldiselt, sellisest üldisest raamistikut, mis see on, miks see on ja kuidas see metoodika üldine raamistik on ja kus selles siis paikneb elamumaade hindamise mudel, millest Vahur siis peale seda räägib pikemalt umbes tunni jooksul. Sinna vahele katsume teha sellise veerandtunnise pausi, aga ma hoiatan, et see ajakava on selline orienteeruv ja ujuv, et tahaks ka, et arutelu siiski ja see jutt püsiks niimoodi paindlik. Ja siis pärast Vahuri ettekannet tuleb ka paus ja siis on veel 2 sellist sisuettekannet. Mina räägin lähemalt sellest, kuidas me ehitusõigusega arvestame korralisel hindamisel. See on selline nii-öelda täiendav mudel teatud piirkondades. Ja siis peale seda räägib Ülleke Erik tehinguandmete puhastamisest korralisel hindamisel ja just siis sellest, et kus ja kuidas me hindajatega koostööd näeme, mis see hindajate panus võiks olla. Ja siis lõpus väike kokkuvõtte arutelu, nii palju kui aega jääb ja katsume ikkagi kell 4 lõpetada. Põgusalt veel meie Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna meeskonnast, et kuigi täna on teie ees siin 4 inimest meie osakonnast, aga tegelikult kogu selle töö taga on ju meil ikkagi terve meeskond. Et siin on neid nimesid nagu oluliselt rohkem. Et kes eelmine kord meie haritava maa seminari külastasid, siis seal te nägite Johannest, kes meile samuti rääkis mudelanalüüsidest, tema on rohkem maatulundusmaa teemal ja eelmisel seminaril osales ka Ülleke, rääkis meile tehinguregistrist. Ülleke on suuresti tehinguandmetega seotud. Ja täna siis on Vahur ja Epp teie ees. Ja siis on meil sellist tagatubades nii-öelda, kes täna teie ette ei astu, on Brit, kes on ka meil analüüsidega suuresti seotud ja hoiab korralise hindamise metoodikat. Katrin Inno, kes on tehinguregistri selline hea haldjas ja hoiab andmeid korras. Ja lisaks siis tõenäoliselt paljudele hindajatele tuttavad nimed Rudolf Halapuu ja Natalia Rüütel, kes on kutselised hindajad, kes meil siis eelkõige tegelevad konkreetsete hindamistega ja sisehindamistega. Et siin veel selline üldpilt meie kinnisvara hindamise osakonna tegevustest, allpool siis üldisemad ja ülevalpool sellised üksikumad ja spetsiifilisemad tegevused ja üksikobjektide hindamised ja tellimised. Et ei hakka seda pilti siin nagu pikemalt rääkima, aga seda küll tahaks rõhutada, et maa korraline hindamine, mis meil on hetkel selline üks kõnealune projekt, et see on üks väga oluline arendusprojekt, millega on tegelikult väga suuresti seotud siis ka tehingute andmed, kuna me paljuski tugineme tehingute andmetele ja tegelikult ka need tulevased hindamised saavad olema sellega väga palju seotud, sest kui meil tekib hea ülevaade kõikide Eesti katastriüksuste turuväärtustest, siis meil on võimalik oma mudelanalüüse parandada, sisehindamisi lihtsustada ja kogu tegevusi nagu ümber korraldada. Et ühelt poolt on meil siis seadused, mille alusel me tegutseme, aga teiselt poolt siis kindlasti maa hindamise ja kinnisvara hindamise erinevad head tavad. EVS 875 standardisari, mis puudutab varahindamist, on see, millest me lähtume ja maa korralisel hindamisel lisaks siis ka veel selline masshindamise standard. Nii, ja mina lõpetaksingi oma sissejuhatuse ja annaksin siit sõna üle Epule. Et Epp, ole hea, võta ekraani jagada. Pilt oli ees, aga ei olnud veel see õige ekraani formaat. Ja ise ei näinud pilti.
nüüd on pilt õige. Ja, on hästi. Tere, siis minu poolt olen Epp Rohtla ja tutvustan teile siis hoonestamata elamumaa 2020. aasta turuülevaadet. Kõigepealt räägin siis, millised tehingud me kaasasime ülevaatesse. Seejärel, millised olid tehingute üldised näitajad, tehingute arv ja koguväärtus, nende muutused, milline oli turujaotus maakondade vahel, kes olid tehingute osapooled. Ja siis seejärel annan ülevaate tehingute hinnastatistikast, seda siis nii maakondade lõikes kui ka siis aktiivsemates piirkondades. Tehingute üldstatistika analüüsis oleme siis arvesse võtnud kõik ostumüügitehingud, millega on müüdud terve kinnisasi ja sealhulgas on pidanud maa sihtotstarve olema 100% elamumaa ja tegemist peab olema siis hoonestamata maatükiga. Hinnastatistika analüüsi osas oleme siis lisaks eemaldanud Maa-ametile teadaolevad mittevabaturutehingud. Hoonestamata elamumaa turusegmendis oli siis 2020. aastal tehinguid veidi üle 3000 ja tehinguaktiivsuse kasv võrreldes 2019. aastaga oli märkimisväärne, 28%. Tehingute koguväärtus ulatus 129 miljoni euroni ja samuti tähendas see siis 10% kasvu võrreldes 2019. aastaga. Samas, kui me vaatame 5-aastast vaadet, siis osalt on 2020. aasta tugevad kasvunumbrid tulenenud ka 2019. aasta mõnevõrra madalamast tehinguaktiivsusest. Aga siiski, et ka võrreldes 2017. ja 2018. aastaga on tehinguaktiivsuse kasv üle 10% 2020. aastal. Siis sellelt jooniselt siis nähtub, et 2020. aasta oli elamumaa turul küllalt erandlik. Et sinine joon joonisel tähistab kuist tehinguaktiivsust 2020. aastal ja must joon tähistab keskmist kuist turuaktiivsust aastatel 2016 kuni 2019. Et jooniselt on näha, et juba jaanuaris ning veebruaris oli tavapärasest rohkem tehinguid. Märtsis ja aprillis tehinguaktiivsus langes tulenevalt siis eelkõige riiklikust eriolukorrast ja koroonakriisi algusest. Kuid juba juunis on näha, et tehingute arv tõusis üle tavataseme ja siis alates septembrist kuni aasta lõpuni tehti siis 2020. aastal 600 tehingut rohkem kui keskmiselt eelnevatel aastatel. Milline oli tehingute arvu jaotus maakondades? Enim tehti tehinguid Harju maakonnas, ligi 41% kõikidest Eestis toimunud tehingutest. Järgnesid siis Tartu maakond ligi 16%-ga ja Pärnu maakond ligi 9%-ga. Et kui eelnevatel aastatel ei ole tehingute osatähtsusest teised maakonnad jõudnud üle 5%, siis 2020. aasta oli ka selles osas erandlik. Lääne maakonnas toimus elamutehinguid 6,5% ja Saare maakonnas siis täpselt 5% kõikidest Eesti tehingutest. Ja ülejäänud maakondades siis ei tehingute osakaal alla 5%. Tehingute koguväärtus jagunes Eesti peale veel ebaühtlasemalt. Harju maakonnas tehtud tehingute koguväärtus moodustas pea 70% kogu Eestis tehtud tehingutes. Tartu maakonnas oli see näitaja 15%,
ning ülejäänud maakondades jäi alla 5%. Sellel kaardil on siis toodud maakondade lõikes tehingute arv 2020. aastal, aastane muutus ning samuti siis tehingute koguväärtus maakonnas ja selle aastane muutus. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tehingute arv kasvas pea kõikides maakondades. 14 maakonnas kasvas tehingute arv. Sealjuures enim kasvas tehingute arv Harju maakonnas ja Lääne maakonnas. Tehingute arv kahanes Tartu maakonnas, seda küll marginaalselt 1% võrra. Kui me räägime tehingute koguväärtusest, siis suurimad muutused ehk üle 1 miljoni euro aastane muutus oli siis elamumaturul Saare maakonnas, Lääne maakonnas ning Harju maakonnas. Huvitav tulemus tulenes tehingute suhtelise turuaktiivsuse analüüsist. Et tehingute arv 10 000 elaniku kohta oli kõrgeim Lääne-Eestis. Lääne maakonnas 97 tehingut 10 000 elaniku kohta, Hiiu maakonnas 58 ning Saare maakonnas 46 tehingut 10 000 elaniku kohta. Kes olid siis tehingute osapoolteks? Müüjate poole pealt olid 39% eraisikud ja 52% juriidilised isikud. Ostjateks vastupidiselt jälle siis 56% eraisikud ja 37% juriidilised isikud. Kui me vaatame 5-aastast vaadet, siis nii müüjate kui ostjate poolt võib öelda, et juriidiliste isikute osakaal on selle aja jooksul tõusnud. Nüüd siis tehingute hinnastatistikast. Hinnastatistika jaoks oleme me tehingute valimist siis eemaldanud lisaks tehingud, kus osapooleks on siis kas riik või omavalitsus, tehingud seotud osapoolte vahel, tehingud, kus maa on koormatud hoonestusõigusega ja samuti tehingud, kus sama notarilepinguga müüakse rohkem kui üks kinnisasi ja ka muud meile teadaolevad mittevabaturutehingud. Hoonestamata elamumaa mediaanhinnaks 2020. aastal oli Eestis 10,2 eurot ruutmeetri kohta. Mediaanhind langes mõnevõrra võrreldes 2019. aastaga, kuid samas, kui me vaatame 5-aastast vaadet, siis pigem saab öelda, et mediaanhind elamumaa sektoris on stabiilne. See jääb vahemikku 10 kuni 11 eurot ruutmeetri kohta. Kõige kõrgemate hindadega tehinguid on tehtud Harju maakonnas, kus siis 2020. aasta mediaanhinnaks oli ligi 27 eurot ruutmeetri kohta. Tartu maakonnas ligi 17 eurot ruutmeetri kohta, Pärnu maakonnas ligi 9 eurot ruutmeetri kohta ja Rapla maakonnas ligi 8 eurot ruutmeetri kohta. Ja ülejäänud maakondades oli siis elamumaa ruutmeetri mediaanhind alla 5 euro. Seejuures siis madalamaks mediaanhinnaks oli Põlva maakonna 1,1 eurot ruutmeetri kohta. Kaardil on siis kujutatud mediaanhinda maakondades ja nende aastast muutust. Võib öelda, et mediaanhind tõusis enamikes maakondades ja langus oli
oli siis vaid Ida-Viru maakonnas ning ka Tartu maakonnas. Tartu maakonna langus oli ka väga väike, alla 1%. Vaatame siis lähemalt ka Harju maakonna omavalitsusi. Harju maakonna omavalitsustest langes mediaanhind Rae, Harku ning Saue vallas. Ja siis suurima tehinguaktiivsusega Harku vallas oli 2020. aastal mediaanhind ligi 22 eurot ruutmeetri kohta. Saue vallas oli mediaanhinna tase ligi 33 eurot ruutmeetri kohta. Tallinnas toimus küllaltki arvestatav mediaanhinna tõus. 2020. aastal oli mediaanhinna tasemeks 113 eurot ruutmeetri kohta. Kui me vaatame protsentuaalseid muutusi, siis mediaanhind tõusis enam Jõelähtme, Lääne-Harju ning Saku vallas. Ja siis Jõelähtme ja Lääne-Harju kasvunäitajaid saab osaliselt selgitada ka madala algtasemega. Aga samas on need asukohad muutunud ka ostja jaoks atraktiivsemaks, sest et tehinguaktiivsuselt on nad Harju maakonnas omavalitsustest asuvad 3. ja 6. kohal ja on eespool näiteks Rae, Kiili ja Saku vallast. Tallinna kohta võib öelda, et 5-aastases vaates on tehingute arv vähenenud. Ja näiteks Mustamäe, Lasnamäe, Põhja-Tallinnas on vabaturutehingute arv alla 5. Kõrgeim mediaanhind on Tallinnas kesklinna linnaosas. See on üle 600 euro ruutmeetri kohta. Ja sellele järgneb siis Kristiine linnaosa ligi 150 euroga ruutmeetri kohta. Tallinna 3 tehinguaktiivsemat linnaosa hoonestamata elamuturusegmendis on Nõmme, Pirita ja Haabersti. Ja seal on hinnatase küllaltki sarnane, jäädes vahemikku 100 kuni 115 eurot ruutmeetri kohta. 2020. aastal kasvasid tehinguhinnad Tallinnas enim siis Nõmme ja Pirita linnaosas. Liigume siis Tartu maakonna juurde. Tartu maakonna kõrgeim mediaanhind on Tartu linna omavalitsuses, kus see on siis ligi 32 eurot ruutmeetri kohta. Võrreldes 2019. aastaga on mediaanhind langenud. Sellele avaldab mõju ka linnasisese Tartu linna hind, kus siis mediaanhind oli 2020. aastal ligi 46 eurot ruutmeetri kohta, kuid ka langes. Maakonnas siis tähelepanuväärsem mediaanhinna muutus toimus võib-olla Luunja vallas, kus ruutmeetri mediaanhind tõusis aastaga 61%, kuid sealset mediaanhinna tõusu saab seletada asukoha struktuuri muutustega. 2020. aastal oli Luunja vallas palju tehinguid linnalähedases Veibri külas. Mõni sõna ka siis linnasisesest Tartu linnast, Tartu linnasisesest Tartust. Seal kujunes mediaanhinnaks 46 eurot ja see langes, nagu ma juba ütlesin. Ja mingil määral saab seda põhjendada muutusega tehingute asukoha struktuuris. Et Tartu linna 2020. aasta mediaanhinna määrasid eelkõige Üleja ja Ihaste linnaosa tehingud. Üleja ja Ihaste linnaosade tehingute osatähtsus Tartu linnas on viimaste aastatega muutunud oluliselt. Kui see 2018. aastal oli kokku ligi 30%, 2019. aastal 55%, siis 2020. aastal oli see ligi 80%.
mis siis juhtus Pärnu maakonnas? Pärnu maakonnas oli hoonestamata elamu mediaanhinnaks 2020. aastal 9 eurot ruutmeetri kohta. Ja omavalitsuste lõikes oli kõrgeim mediaanhind Tori vallas. Ja Tori vallas oli toimunud ka märkimisväärne hinnakasv 63%. Ja see oli siis samuti mõjutatud tehingute asukohast. Paljud Tori valla tehingud toimusid siis linnalähedases Tammiste külas. Pärnu linna mediaanhind oli siis ligi 56 eurot ruutmeetri kohta. Kui seni olen rääkinud siis piirkondlikust või maakonna ühiku hinnast, siis eraisiku vaatest on huvipakkuvaks ka tehingu hinnatase. Oluliseks komponendiks seal on katastriüksuse suurus. Ja peab välja tooma, et keskmised katastriüksuste suurused erinevad piirkonniti märkimisväärselt. Et kui Lääne-Eestis on levinud pigem suuremad maatükid, siis suuremate linnadega maakondades on tehingud toimunud keskmiselt väiksemate elamumaadega. Näiteks võib tuua, et kui Lääne maakonnas on keskmine ühikuhinna tase ligi 3 korda madalam kui Pärnu maakonnas, siis tehingu hind on Lääne ja Pärnu maakonnas sarnased keskmiselt. Seda seetõttu, et Lääne maakonnas on keskmine elamumaa 3 korda suurem kui Pärnu maakonnas. Et siin joonisel ongi siis järjestatud maakonnad keskmise müüdud elamumaa pindala järgi, kus siis nähtuvad siis kõrgemad pindalad Lääne-Eestis ja ka Lõuna-Eestis. Jooniselt on näha ka keskmised tehinguhinnad maakondades. Kõrgeim on see siis Harju maakonnas ligi 70 elamumaa maatüki eest tuleb keskmiselt maksta ligi 70 000 eurot. Tartu maakonnas ligi 40 000 eurot ja Pärnu ja Lääne maakonnas natuke üle 20 000 euro. Ülejäänud maakondades jäävad keskmised tehinguhinnad alla 20 000 euro. Võtan siis kokku, mis juhtus 2020. aastal hoonestamata elamuturul. Toimus üle 3000 tehingu ja tehingute koguväärtus ulatus 129 miljoni euroni. Puine turudünaamika oli 2020. aastal erandlik. Tehingute arv kasvas enim Harju ja Lääne maakonnas ja tehingute osatähtsus üle 5% oli lisaks Harju, Tartu ja Pärnu maakonnas ka Lääne ja Saare maakonnas. Suhteline tehinguaktiivsus elamumaa turusegmendis oli kõrgeim Lääne-Eestis. Üle-eestiline mediaanhind on 3 aastat olnud pigem stabiilne, jäädes vahemikku 10–11 eurot. Mediaanhinnad on erinevad nii maakondades kui ka asustusüksustes. Ja keskmine müüdud elamumaa erineb maakondades oluliselt nii tehinguhinnalt kuid ka pindalalt. Ja siinkohal siis lõpetaks turulevaate ülevaate ja annaks sõna edasi. Aitäh! Aitäh Epule! Kas Epul on küsimusi äkki? Keegi plaksutas, Tambet plaksutas. Siin on muide ka virtuaalne plaksutamise võimalus, võite seda ka kasutada. Seal, kus on see käetõstmise funktsioon. Aga kas on Epule küsimusi? Ja väga ilus, sellised aplausid kaunistavad ettekannet. Et kui Epul ei ole küsimusi, siis läheks edasi korralise hindamise üldise raamistikuga. Siis võtan mina jälle jagada ekraani.
Nii, kas minu ettekanne on näha? Väga hästi on näha. Väga tore. Nii, maa korralise hindamise metoodika üldine raamistik siis ja üldse korralise hindamise taustast. Selleks, et suumida siis järgmisena siis Vahuri ettekandesse, mis keskendub siis konkreetsemalt juba elamumaale. Aga see tausta mõistmine on kindlasti oluline. Tegelikult juba alustades sellest, et mis asi see korraline hindamine nagu üldse on. Et see nukurida siin minu jaoks väga hästi peegeldab seda korralise hindamise olemust. Et hästi tüüpiline ikkagi see, et korraline hindamine samastatakse maamaksu kasvuga. Kui Maa-amet teeb hindamist, siis tegelikult Maa-amet justkui tõstab maamaksu. Ja tõesti, ega korralise hindamisega tavakodanikul kontakt tekibki siis, kui ta ühel hetkel saab maamaksu teate ja ta näeb, et tema maamaks on kasvanud. Siis tal tekib huvi selle vastu, et miks see on kasvanud ja kui on läbi viidud uus korraline hindamine, siis ta näeb, et baasväärtus on ümber hinnatud. Nii et selle maksustamise taga on hindamine, aga kui me sealt veel edasi läheme ja selle järgmise nuku lahti võtame, siis hindamine, korraline hindamine suuresti tugineb andmetele. Kinnisvara hindamine kõige üldisemas tähenduses on väärtust mõjutavate tegurite analüüs ja ka korraline hindamine seda on. Aga korralisel hindamisel on oluliselt suurem rõhk andmetel ja andmete täpsusel. Kuna tegemist on masshindamisega, siis nii-öelda masin analüüsib tihti neid andmeid, et inimtöö osakaal on seal nagu üsna väike, et seetõttu kõik vead, mis on hindamises või kõik küsimused, mis tekivad, suur osa nendest taandub andmetele ja andmete täpsusele. Kas andmed registrites on õiged? Ja omakorda siis selle andmete tagant tegelikult tulevad välja tehingute andmed ja tulevad välja seepidi, et andmeid on kahte liiki. Ühed on siis vara kirjeldavad andmed, mis on suuresti katastri andmed, aga teised on siis kinnisvara tehingute andmed, mida me samuti hindamises kasutame ja väga palju kasutame ja ka sellest väga palju sõltub. Ja lisaks on tehingute andmed veel seeläbi hindamisega seotud, et hindamise tulemusi ehk leitud väärtust on hiljem võimalik kasutada alusena tehingute tegemisel. Loomulikult, kui tegemist on suurte objektidega, siis igal juhul on mõistlik tellida erakorraline hindamine või üksikobjekti hindamine, aga lihtsamad tehingud, näiteks servituudi lepingud, lihtsamad rendilepingud, nende puhul kindlasti esialgu tasub maaomanikul ka kiigata selles suunas, et mis maakataster näitab selle maa maksustamishinnaks ehk turuväärtuseks. Aga et see kontekst on nagu siis oluliselt laiem kui hindamisel tervikuna. Mis see korraline hindamine siis on? Et ega see korraline hindamine ei ole sugugi hea termin, sest tegelikult on tegemist üsna erakorralise hindamisega, meil ei ole 20 aastat korralist hindamist toimunud. Võib-olla parem termin on rahvusvaheliselt kasutatava masshindamine, ehk tegemist on massiliselt üldisemal tasemel maatükkide hindamisega, mis siis on oluliselt üldisemal tasemel võrreldes üksikobjekti hindamisega, mis on siis kinnisvara hindajate igapäevatöö ja millega enamik inimesi rohkem või vähem kokku on puutunud. Ehk üksikobjekti hindamisel on võimalik väga detailselt süveneda, analüüsida, inimese roll analüüsil on oluliselt suurem kui masshindamisel, kus sisuliselt infosüsteem leiab väärtuse ette antud mudelite ja algoritmide alusel ja kasutab selleks siis erinevates infosüsteemides olevaid andmeid. Aga oluline on siin kindlasti rõhutada seda, et tegemist on turupõhise hindamisega. Nii palju kui võimalik on see hindamine turupõhine, me kasutame turutehinguid ja ka see väärtus, mis leitakse, me ei saa öelda, et ta on päris turuväärtus, aga turupõhine väärtus on ta küll. Siis kindlasti tahaks rõhutada, et tegemist on ainult maa väärtusega.
Me ei hinda metsa, me ei hinda ehitisi, hinnatakse ära ainult maa. Nii et kui tegemist on ikkagi hoonestatud või metsaga objektiga, siis kindlasti see katastris olev hindamistulemus ei kajasta kogu kinnisvara väärtust. Seda tuleb ka silmas pidada. Samas me arvestame siiski maaga seotud õiguseid ja kohustusi nii palju, kui seda on võimalik täna arvestada. Näiteks ehitusõigus on see, mis on tekitanud kohati segadust, et kui me ehitisi ei hinda, miks me hindame ehitusõigust, aga ehitusõigus on seotud kinnistuga. Nagu ma ütlesin, et ei kasutatakse infosüsteemides ja andmekogudes olevaid andmeid, paikvaatlusi üldjuhul ei teostata. Ja tuginetakse siis ka rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele. Siin on siis nii varahindamise standard TVS 875, kui lisaks on meil toeks siis rahvusvahelised masshindamise standardid IAO. Nagu ma ütlesin, 20 aastat ei ole korralist hindamist läbi viidud. Varasemad hindamised olid aastal 93, 96 ja 2001. Nüüd on valitsus otsustanud uus hindamine läbi viia. Eelmise aasta kevadel, 16. aprill, valitsus selle otsuse tegi. Ja ta otsustas, et järgmine korraline hindamine tuleb aastal 2022. Selle tulemusi hakatakse rakendama aastal 2024 ja edaspidi saab hindamine toimuma igal 4. aastal. Tänases kehtivas seaduses ei ole sellist kindlaks määratud perioodi sees. Praegu meie poolt ette valmistatud eelnõus see on. Ja miks seda ei ole tehtud, seda hindamist, eks selle samal põhjusel, et ta ongi suuresti poliitiline, et ükski poliitik ei taha ju maamaksu tõsta. Kuna siin see otsene seos on, siis paraku ei ole ka hindamist teha saadud. Aga lisaks maksustamisele on ju maa korralise hindamise tulemused kasutamisel ka muudes valdkondades. Näiteks on meil ju väga paljud maareformi lepingud seotud maa maksustamishinnaga. Kasutusvalduse lepingud, hoonestusõiguse lepingud. Ehk kui maa maksustamishind tõuseb, siis ka omanikel tõuseb renditasu. Renditasu siis standardi tähenduses nii-öelda, kõige üldisemas tähenduses, mitte meie juriidilises kontekstis. Siis ka muud kasutuslepingud ja maatoimingud on seotud maa korralise hindamise tulemustega ehk maa maksustamishinnaga. Näiteks siin maapõuelepingud, meie tuuleparkide lepingud veeseaduse alusel. Et see maa maksustamishind on väga paljudesse õigusaktidesse sisse kirjutatud ja seetõttu ka kogu selle seaduse menetlemine ja selle otsuse ettevalmistamine on olnud nagu väga ajamahukas, et kõik need hindamise mõjud läbi analüüsida ja need leevendusmeetmed ette näha. Et lisaks neile 3 tulemuste kasutamisele märgiks veel ära, et kindlasti on korral hindamine abiks maa väärtuse üldisel teadvustamisel, et tänane maa maksustamishind katastris on kõigile teadaolevalt, ega see number ei näita ju midagi, et me tahaks, et maa maksustamishinna number uuesti jõuab inimeste teadvusesse kui turupõhise väärtuse väljendus. Meil kahjuks ei õnnestunud seda terminit küll ära muuta, me oleks hirmsasti tahtnud seda muuta turupõhiseks väärtuseks või millekski selliseks, aga see oleks olnud liiga keerukas puht halduskoormuse ja õigusaktide muutmise tähenduses. Lisaks siis on maa maksustamishind oluline selle tõttu, et see on aluseks riigi ja kohalike omavalitsuste varade kajastamisel finantsaruandluses. Et kindlasti siin tuleb muudatusi ellu viia. Ja siis veidi laiemalt märgiks veel seda maakasutuse suunamise rolli, et tegelikult ka väärtus ja planeeringud on omavahel päris tihedalt seotud. Et sellest meil tuleb veel siin päeva jooksul üksjagu juttu tegelikult nii Pahuri ettekandes seoses maakonna planeeringutega kui pärast minu ettekandes seoses ehitusõigusega.
Vot, need ministrite pildid on siis ka pandud siia selleks, et need on siis härrad ministrid, kes selle otsuse on valitsusse viinud ja seda tulihingeliselt kaitsnud. Et alles eile oli meil üks jälle hea tähtpäev, kus maa hindamise seadus sai ja selle muutmise seadus sai valitsuse heakskiidu, et taaskord Jaak Aab selle eest seisis ja saame selle teemaga edasi liikuda. Ja see on kahe ministeeriumi vaheline teema, üks on siis Rahandusministeeriumi just riigihalduse pool, nii maksupool kui riigihalduse pool. Aga kuna tegemist on kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvuga, siis seetõttu on just Jaak Aab selle teema eest seisnud ja teiselt poolt siis Keskkonnaministeerium, kelle all on Maa-amet, kes siis maa hindamist läbi viib. Et ta on selline ministeeriumite vaheline koostööprojekt olnud ja selle aasta jooksul on neid ministreid meil üksjagu vahetanud, see on teinud meil kogu selle protsessi üsna komplitseerituks ja keerukaks ja teinud jälle juurde lisaülesanded, aga siiamaani me oleme sellega kenasti hakkama saanud. Aga nagu ma rääkisin, et mõjude analüüs on väga oluline, et kui me teeme ära hindamise, siis kuidas avalduvad need mõjud maamaksule ja lepingutele eelkõige siis. Et need prognoosnumbrid, mida me siin kasutasime otsuse ettevalmistamisel, on siis siin pildil teil toodud vasakul pool, on siis toodud selliste suuremate kasutusotstarbete kaupa ja paremal pool siis maakondade kaupa. Need võrdlused on siis toodud 2001 versus 2018. Nagu te täna EPU ettekandest kuulsite, ega viimase 3 aasta jooksul suures pildis suur hinnamuutusi toimunud ei ole, nii et võimalik, et need prognoosid peavad ka paika, aga ma siiski rõhutaks, et need on väga-väga esialgsed prognoosid 2018 andmete pealt ja väga esialgse mudeli pealt. Aga sellise indikatsiooni nad siiski annavad, et ilmselgelt mõjude leevendamisega tegeleda tuleb. Et erinevate kasutusotstarvete raames on tõusud väga erinevad hinnakasvud ja samal ajal ka erinevates maakondades on erinevad, mis tõenäoliselt on põhjendatav sellega, et lihtsalt aastaks 2001 oli näiteks Tallinnas juba hinnatõus toimunud, seetõttu on seal ainult 5-kordne kasv ja võib-olla Tartusse ja Hiiumaal ei olnud see turutõus veel jõudnud. Aga need on sellised väga üldised selgitused, et ega me ju täpselt ei tea ja see ongi väga üldine pilt praegu. Ja oluline on siin ka seda rõhutada, et ega need muutused siin on siis muutused eelmine maa maksustamishind versus uus maa maksustamishind. Aga eelmised maksustamishinnad ei olnud ju ka 100% turupõhised. Kuna eelmisel hindamisel rakendati metoodikat erinevates omavalitsustes erinevalt ja ka hindamistulemused olid poliitiliselt rohkem mõjutatud, kui need seekord saavad olema. Et kuna tookord hindamistulemused vaadati üle ja kinnitati vallavolikogude poolt, siis lisaks hindaja tööle käis sealt selline poliitiline koefitsient tihti läbi ja vaadati ikkagi sellise maamaksu saamise eesmärgiga neid numbreid. Et seekord viib hindamise läbi Maa-amet ja see on ikkagi puhtalt andmeanalüütikale tuginev. Nagu ma juba ütlesin, et korraline hindamine on väga lai projekt, et siin on mitmed ministeeriumid asjaga seotud ja see koordineerimine on ka ministeeriumite vaheline, et laias laastus on siin siis 3 valdkonda, on hindamine, esimene vertikaaltulp, siis teine on see punane maksustamine, 3. vertikaaltulp ja keskmine on siis kasutuslepingud, mis tuleb samuti siis ära lahendada. Et 3 sellist teemat, vertikaalselt ja horisontaalselt siis selline kontseptsiooni ja metoodika täpsustamine, siis õigusaktide eelnõud on meil vaja ära lahendada. IT-süsteemide arendus on vaja teha selleks, et see projekt ellu viia ja siis edasi rakendamise ja nõustamise tegevused. Nagu te seda ajakava näete, see on üsna pikaajaline projekt ja siin ongi erinevates tegevustes on erinevatel organisatsioonidel erinevad peavastutused ja seda koordineerimise tööd on siin üksjagu olnud ja segadust ka, aga õnneks on koostöö siiski olnud väga hea meil erinevate asutuste vahel, et oleme sellega kenasti hakkama saanud. Täna siin sellel üritusel eelkõige räägime siis sellest hindamise metoodika kastist. See, kuidas Maa-amet hindab. Me ei räägi täna kasutuslepingutest ega maksustamise asjaoludest, aga hästi põgusalt räägin veel sellest õigusaktide eelnõust ühe slaidiga,
mida me õigusaktidega muudame ja hästi põgusalt ühe slaidiga räägin veel infosüsteemist, mida see endast tähendab. Aga valdavalt siis keskendume ja zoomime sisse sellesse hindamise kasti. Ehk mis on see hindamise metoodika. Seadus ehk siis, mis see õiguslik alus maa korralisel hindamisel on. Nagu ma juba jõudsin öelda, et eile sai seadus valitsuse heakskiidu ja liigub nüüd Riigikokku. Et me nii naiivsed ei ole, et me arvaks, et see nüüd veel enne jaanipäeva Riigikogus 3 lugemist läbi teeb. Kuigi veel mõni kuu tagasi me vaikselt lootsime, et äkki õnnestub, aga tõenäoliselt mitte. Aga kuna hindamine viiaks läbi aastal 2022, siis meil veel sellist ülearu suurt ajasurvet ei ole, et täiesti piisab, kui seadus saab selle aasta numbri sees Riigikogus vastu võetud. Ja mida selle seadusega siis ette on nähtud? Siin on 3 suurema seaduse muutmine, on maa hindamise seadus, maamaksuseadus ja maakatastriseadus. Ja lisaks siis veel 6 seaduse muutmine, mis on eelkõige seotud siis kasutuslepingutega. Ja tegelikult ka selle seaduse väliselt on veel siin kasutuslepingute regulatsioone muudetud. Ja sellised muudatused võib siis jagada 3 plokki. Kõigepealt muudatused metoodikas. Ehk sellised metoodilised alused me muudame juba seaduse tasemel ära ja lisaks siis tekib siin volitusnorm metoodika määruseks ehk tegelikult seadus hakkab andma siis põhialused, millest hindamisel tuleb lähtuda ja metoodika tegelikult kirjutatakse lahti ikkagi keskkonnaministri määruses, mille me siis nüüd selle aasta teises pooles ka ette valmistame keskkonnaministrile pärast seaduse kinnitamist menetlusse viime. Siis teine suur plokk on siis mõjude leevendamine maksustamisel. Need on siis maamaksuseaduse muudatused. Et selleks, et need suured maamaksustamishinna tõusud kohe inimeste maksuteadetes ei väljenduks, on siis ette nähtud sellised leevendusmehhanismid. Üks leevendusmehhanism on see, et maksumäärasid langetatakse oluliselt. Võib öelda keskelt läbi 5 korda, et kui täna on maksimaalne maksumäär 2,5, siis see langeb 1% ja mõnedel sihtotstarvetel on ka 0,5% maksumäär. Ehk kui maksumäärad langevad 5 korda, siis väga üldiselt võib öelda, et need maatükid, kelle maa maksustamishind kasvab 5 korda, siis nendel tegelikult mõju maamaksule oluliselt ei olegi. Aga kindlasti on maaüksusi, kus kasv on üle 10 korra, võib-olla mõnedel juhtudel ka paarkümmend korda. Et siis nendeks juhtudeks on ette nähtud selline kasvupiirang, et maamaks ei tohi aastas kasvada rohkem kui 10% võrreldes eelmise aastaga. Ehk selline astmeline tõus. Ja kasutustasude puhul oli ka tegelikult paras pusa meil siin õigusaktides läbi närida, et kui süveneda sellesse, kuidas täna riigis on õigusaktides erinevate kasutustasude regulatsioonid kajastatud, siis see on üks paras Tootsi-peenar. Et siin on nagu väga erinevaid lahendusi ja praegu selle eelnõuga meil õnnestub seda ikkagi üksjagu korrastada, et kui seni on sellised kasutustasu määrad 2–7%, siis selle seaduse muudatusega nad suuresti liiguvad sinna ühtlase 3% peale. Et meil ei õnnestu neid tõsta või ei ole õige neid tõsta seal, kus nad on täna madalamad, aga me neid kõrgemaid tasusid toome allapoole, et 7% saab 3%. Ja reformilepingute puhul näeme siis ette täiendavalt maa omandamise ehk sellise erastamise võimalused. Kui täna on näiteks sõlmitud hoonestusõiguse leping, siis inimesel on lihtsustatud tingimustel võimalik erastada see maa. Riik saab lahti lepingutest, elanik saab lahti lepingutest ja kui inimestel ei ole raha välja osta maad, siis on võimalik ette näha selline järelmaksumehhanism, et tema aastane koormus kuludele ei kasva. Ja lisaks me oleme päris hädas olnud siin selliste kasutuslepingutega, kus aktiivne turg puudub, kus on üldse raske rääkida turuväärtusest, aga kus on tegelikult väga palju kasutuslepinguid taga ja kus on väga suured nii-öelda mõjurühmad, näiteks kaevanduste renditasud, näiteks tuuleparkide renditasud, et nende mõjude analüüsiga me oleme sunnitud juba olnud väga palju tegelema, selleks, et ka neid otsusettepanekuid põhjendada ja seal me ühe meetmena oleme näinud ka seda, et on võimalik muuta hindamispõhimõtteid.
et täna hindajatel on kindlasti teada see nii-öelda tuntud korralise hindamise metoodika, ehk võetakse valitsev sihtotstarve ja korrutatakse 0,2-ga, siis tundub, et me selle juurde uues hindamises enam ei jää. See ei tundu väga põhjendatud ja loogiline, aga sellest kohe pikemalt. Nii, maa korralise hindamise infosüsteem. Et selge see, et selliseid suuri andmemahte ei ole võimalik analüüsida kuskil Excelis, et selleks luuakse siis maa korralise hindamise infosüsteem, mis analüüsib ja hindab neid väärtust mõjutavaid tegureid. Süsteem ise ei mõtle, mudelid ja väärtust mõjutavad tegurid on hindajate poolt defineeritud ja ette antud, ehk seesama hindamismetoodika. Me sõnastame arvutile ära algoritmid ja siis tema arvutab meile need tulemused välja. Ja süsteem siis ainult kogub, uuendab andmed ja arvutab. Tegemist ei ole uue andmekoguga, vaid infosüsteemiga, mis kasutab olemasolevaid andmeid. Ta on osa maakatastrist, seotud ka teiste registritega ja kui siis kuskil algandmetes on viga, siis parandatakse ära algallikas, näiteks katastris või ka ehitisregistris või kus iganes, kus see info tuleb. Ja siis, kui andmed on parandatud, arvutab süsteem uue väärtuse. Ja kokkuvõttena koostab arvutuskäigu, mida siis on võimalik näha. Ja infosüsteem on meil hetkel arenduses ja nüüd paralleelselt selle aasta teisel poolaastal me viime läbi testhindamise ja aasta lõpuks tahaks siis ära testida nii selle infosüsteemi, kuidas ta suudab arvutada ja samal ajal me saame ära testida ka oma metoodika, et kas need tulemused, mis tulevad, siis on ikkagi kõikidele nõuetele vastavad. Nii et testhindamise tulemused tulevad selle aasta lõpuks ja hindamise tulemused siis järgmise 2022 aasta lõpuks. Et selles faasis me hetkel olemegi. Aga väga üldiselt öeldes on kogu see projekt läbi selle infosüsteemi arendamise Maa-ametile üks väga suur väljakutse ja paneb paljuski meie andmekogud proovile. Ja me oleme metoodika käigus ju ka väga palju õppinud, mis andmeid me kogume, mida meil tegelikult vaja on, mida tahaks ja mida ei oleks ja nii edasi. Et kindlasti see käivitab ka edasi siin arendusi ja on juba ka käivitanud. Aga nüüd ma jõudsin metoodika juurde täpsemalt. Et aasta tagasi, kui mina Maa-ametisse tulin, siis minul oli küll sihuke tunne, et seda projekti juhtima asudes, et selline pipi tunne oli, et mis asja, et me hakkame nüüd täiesti tühja koha pealt tegema mingit metoodikat. Maa-ameti hindajad, analüütikud, geoinformaatikud olid juba väga palju eeltööd teinud ja asjad üle mõelnud. Aga siiski, et me peame nüüd aasta jooksul mingi väga hea ja töötava metoodika välja mõtlema ja sinna juurde veel infosüsteemi ja kõik see kokku, et tõesti tunne oli nagu pipil, kes otsiks punki, sussid on suured, samal ajal oli vaja juba õigusaktide eelnõusid teha, samal oli vaja käia juba siin briifimas poliitikuid, et kuidas kõik asi käima hakkab ja mis see tulemus siis tuleb, aga köögis ju töö alles käis veel. Täna on nagu oluliselt kindlam tunne juba tegelikult. Ja selle metoodika väljatöötamise juures seda leiutamist ja klapitamist on ikka väga palju olnud ja sellist mängimist ja kompromisside otsimist. Ja nagu ma ütlesin, et meil on Maa-ametis oma meeskond, kes on väga palju eestööd teinud, nii et me koondamegi Maa-ameti tänase parima teadmise siin metoodika koostamisel, lisaks varasemate korraliste hindamiste kogemuse. Selleks on meil projektis selliseks metoodiliseks konsultandiks Aivar Tomson, kes on eelmisi korralise hindamise projekte juhtinud ja kes on kutseline hindaja. Tema on siin kogu aeg parem käsi, kellel alati helistada nagu sõbrale, et kuule, kuidas me nüüd selle siis lahendame. Ja lisaks oleme me siis kaasanud endale projekti 4 kutselist hindajat, kes meil aitavad teha erinevaid turuteste siin ja turulahendusi välja mõelda. Eduard Elbrecht, Andres Teder, Mirje Kaalaste ja Tõnu Kuhi on meil kutselistest hindajatest. Ja siis on meil veel samamoodi kõrval TalTechi meeskond, kes siis aitab vaadata, et kõik need mudelid ka statistiliselt vettpidavat saavad ja nõustavad siis meie mudeldajate tiimi, et meil käib hästi palju nagu töösektsioonides. Ja eesmärk on siis jõuda statistiliselt usaldusväärsete turul tuginevate mudeliteni. Aga lisaks on meil seda tausta siin ikka veel ja veel neid taustajõude, et Keskkonnaministeerium, siis Kemit, kes meil infosüsteemi arendab, Maa-ameti erinevad osakonnad toetavad geoinfo poole pealt jälle, kui meil tekib mingi idee, et mingit infot, et kas meil on või kuidas saab,
siis on nagu usin sipelgapesa, läheb kohe tööle ja lahendused hakkavad jälle tulema. Siis Tallinna linnavalitsus on see, kelle kogemusele me oleme väga tänulikud just ehitusõiguse koha pealt, millest ma pärastpoole räägin. Siis on meil head partnerid olnud Rahandusministeeriumi planeeringute osakond, kellega me oleme planeeringute info kasutamise võimalusi hästi palju analüüsinud ja samal ajal mõelnud, kuidas siis tulevikuks andmeid saaks toota nii, et see kõik tööle hakkaks. Ja täpselt samamoodi MKM ehitusosakond, kellega me oleme ehitisregistri andmete kasutamise võimalusi vaaginud ja ega see töö ei ole lõppenud veel. Ja siis on meil huvitavalt siia veel talgulisi kenasti projekti sattunud, et näiteks siin üks endine hindaja Piret Üts, kes täna töötab Tallinna Sadamas, tema on meil aidanud kaasa mõelda just sellise suure maaomaniku pilgu läbi, et kuidas asi paistab. Et väga hea on ikka omade hulgas nagu testida. Ja siis on meil üks tore praktikant Maaülikoolist meil kenasti meeskonda integreerunud. Ma just mõtlesin, et üks töölõik on katmata ehitusõigus, huvitav, kes selle ära teeb ja siis tuli Diana ja ütles, et tema tahab meile praktikale tulla. Et kuidagi väga maagiliselt on need asjad siin kenasti meil kokku jooksnud ja meil on super meeskond. Et ma arvan väga ümmargus, et 40-50 inimest on selle metoodikaga niimoodi seotud rohkem või vähem. Metoodiline raamistik, milles me tegutseme, et kuigi siin on palju leiutamist ja avastamist ja hästi palju sellist Lego klotsidega mängimist ja kohati on nagu Rubiku kuubikut keerutaks, et oluline, et pilt kokku läheks ja ikka mõned kohad on täitmata ja kohati on tunne, et nagu veeretaks täringut ja et kuhu me nüüd siis peame jõudma. Aga me siiski püsime ikkagi ka mingites metoodilistes raamides ja tegelikult metoodika väljatöötamisel me oleme aluseks võtnud sellise masshindamise klassikute metoodika raamistiku mudeli. Claudemans and Almi on siis need, kelle viide siin ka slaidil on. Ja selles raamistikus me oma metoodikat oleme üles ehitanud, et hästi põgusalt see raamistik on siis selline, et ülemine osa sellest skeemist on siis andmete kogumine. Ehk siis meil on kahte liiki andmed, kõigepealt vara kirjeldavad andmed ehk katastriandmed ja kõikide muude andmekogude andmed, mis siis kirjeldavad vara asukohta, kasutust, taristut, pindala. Et me peame vaatama, mis andmed meil on ja mis kujul me seda kätte saame, et ta ikkagi masinloetavalt oleks töödeldav ühtlaselt kõikide katastriüksuste kohta. Ja teiselt poolt on meil tehinguandmed. Maa-ametil on üle 1 miljoni kinnisvaratehingute andmete või andmeühiku siin erinevatel aegadel ja need on ju ka väga erinevate kasutuste kohta. Kõik ei pruugi olla turutehingud, et see andmete pool on nagu ka see teine suur grupp siis. See on see, millele me tuginema hakkame. Sellele järgneb siis see analüüsi ja hindamine, see osa ehk see pildi nagu alumine ots. See esimene kast siin, andmete ja turuanalüüs, on siis kõik see andmete kvaliteedi kontroll ja puhastamine ja sorteerimine ja klassifitseerimine. Siia alla kuulub ka tehinguandmete puhastamine, et me praegu metoodika väljatöötamisel oleme testinud, kuidas seda teha, aga me näeme, et sellele tuleb pöörata veel rohkem tähelepanu. Ja see on üks asi, millega me väga tegeleme ja millest Ülleke kohe teil ka pikemalt räägib. Ja siis seejärel turuanalüüs ja selline rühmitamine erinevateks siis mudeli vajadusteks, et vaatame, mis turuanalüüsi on võimalik teha ja kuidas on võimalik siis erinevaid varasid rühmitada, et rakendada erinevaid hindamismeetodeid. See on see, millega me oleme nüüd praegu hästi palju selle aasta jooksul tegelenud. Ja teine, millega me oleme hästi palju tegelenud, on nüüd see hindamismudelite loomine. Ehk siis mudelite valik ja kirjeldamine, mudelite täpsustamine, mudelite kvaliteedi kontroll. Kvaliteedi kontrollini jõuame aasta lõpus, aga selline mudelite valik ja kirjeldamine, täpsustamine, see on meil on pidev siukene ahel. Ja see viimane kast, see siin, on siis juba hindamismudelite rakendamine. Ehk kui meil on välja mõeldud, mis andmeid me kasutame, kuidas me neid kasutame, millised mudelid me loome ja loome valmis selle infosüsteemi, siis on see masinavärk nii-öelda valmis, see hinnakalkulaator hästi lihtsalt väljendudes. Ja siis me paneme sinna sisse hinnatavate varade andmed ja arvutame väärtuse. Ehk mis see maa maksustamishind on, avalikustame tulemused ja inimestel on võimalik tulla ja vaadata, et kuidas see kõik välja näeb. Me loodame, et me saame seda ka enne hindamist juba seda avalikustamise poolt testida, aga kindlasti me saame mudeleid testida. Et see on selline üldine raamistik. Ma kohe räägin lähemalt veel sellest rühmitamisest ja hindamismudelitest peale seda slaidi.
Aga enne ma veel tahaks sellest pildi alumisest osast siin natukene rääkida. Et hindajatele on kindlasti teada, et hindamine ei ole täppisteadus. Ja masshindamine seda enam on üsna üldisel tasemel. Ja selge see, et hindamine sõltub suuresti ka andmete kvaliteedist. Et kui meil Maa-amet oma ruumiandmete tootmises räägib andmete täpsusest LOD skaalal ehk level of details, siis tegelikult mulle tundus, et see on ka väga mõistlik tuua siia maa maksustamishinna tulemuste peegeldamiseks. Et kui see eelmised maksustamishindamised olid võib-olla sellisel LOD 0 tasemel, hinnati ära tsooni hinnad ja selle tulemusel arvutati iga maatüki väärtus, siis praegu me ikkagi jõuame siia LOD 1 tasemele kindlasti ja võib-olla mõnedel juhtudel ka LOD 2 tasemele, kui meil on olemas rohkem statistilist infot. Aga see on selline skemaatiline, siin taga ei ole nüüd mingit suurt teadust, aga lihtsalt, et kirjeldada seda, et me jõuame täpsuselt kindlasti parema tulemuseni ja mida rohkem tulevikus järgmistel hindamistel arenevad edasi meie andmed, siis seda paremaks saab minna ka masshindamise tulemus. Täna me oleme täpselt siin, kus me oleme, me astume väikse sammu edasi, aga see kindlasti inspireerib meil järgmistes hindamistes nagu veel rohkem andmeid ära kasutama ja selliseid masshindamise võtteid edasi arendama. Meil juba on palju ideid ja me aeg-ajalt peame ennast jälle taltsutama, et et praegu on aasta 2022 hindamine ainult. Praegu me ei saa kaugemale minna. Nii, nüüd ma räägin siis sellest, et mis varad meil on, mis tehingud meil on ja kuidas me siis nende mudeliteni jõuame ehk selle rühmitamiseni, ehk see metoodika raamistik üldisemalt. Selle pildi peal on siis, siin on sihtotstarbed, katastriüksuste sihtotstarbed, mis on siis, ütleme, alates kallimast odavamani niimoodi hästi üldiselt. Ärimaa, tootmismaa, elamumaa, mida võib tinglikult nimetada ehitusmaaks. Tundub, et selliseks tööversiooniks ta on meile kenasti sobinud ja me räägimegi tegelikult sellisest ehitusmaa mudelist, võib öelda suuresti. Siis maatulundusmaa ja siin on erinevad kõlvikud, õuemaa, haritamaa, metsamaa, looduslik rohumaa, muu maa. Ja siis on igasugused aktiivse turuta maad, siin on veel 10 sihtotstarvet, millel turuga ei ole suurt midagi pistmist. Ja see on üsna väike osa tegelikult kõikidest varadest. Aga ka nendele me peame mingi lahenduse leidma. Nii, kui me nüüd lähme vaatame seda, et kui palju meil on neid katastriüksusi siis erinevate kasutuste puhul, siis üsna suur grupp on elamumaa. Näete, elamumaal on üle kolmandiku. Katastriüksustest on valdavalt elamumaa sihtotstarbega. Ja vaatame siit kõrvale, siin on nüüd tehingute arv. Me oleme oma mudeleid välja töötanud 2013 kuni 2018 tehingutega ja nendest tehingutest ligi 1/5 on elamumaa tehingud. Ehk tegelikult me elamumaa puhul meil on piisav hulk statistilist infot, et luua selline hea statistiline mudel. Ja turg on ka piisavalt aktiivne, on võimalik rakendada statistilisi mudeleid. Siis edasi on päris aktiivne turg on haritaval maal, mis on ka umbes 1/5 tehingutest ja 15% siis kõikidest katastriüksustest. Ka siin me saame luua päris hea statistilise aluse ja mudeli. Need on sellised kaks sellist üsna tugevat mudelit meie hinnangul. Siis edasi, metsamaa on siuke päris suur rühm siin veel. Umbes 1/5 katastriüksustest on valdavalt metsamaad ja suisa 43% tehingutest on metsamaaga. Aga kes on vähegi püüdnud ise metsamaa tehinguid analüüsida, ju teab, et seal on suur osa metsamaast on kasvava metsaga ja kuna meil on tegemist korralise hindamisega, kus me kasvava metsa väärtust ei arvesta, siis tegelikult ega me neid tehinguid kasutada ei saa. Et metsamaa puhul meil ei ole väga palju tehinguid kasutada, aga siiski me saame ka metsamaa puhul läbi kasvukohatüüpide üsna selge ja konkreetse mudelini jõuda. Ja nüüd me natukene jäämegi jänni, et tehingud meid väga palju nagu rohkem ei toeta ja selliseid häid mudeleid meil nagu väga palju ei ole. Ja loodusliku rohumaaga on asi lihtne. Tundub, et siin on väga selge seos, et loodusliku rohumaa ja haritava maa väärtuse vahel on seos, et haritava maa väärtusest looduslik rohumaa moodustab umbes poole, et just nimelt umbes poole, et see on ka pidevas analüüsis, et kui palju see täpselt on, aga me sellise paranduskoefitsiendiga jõuame ka loodusliku rohumaa väärtuseni täitsa kenasti ära. Kõige suurem mure on meil äri- ja tootmismaaga.
kuna seal on tegemist ju väga kõrgete väärtustega ja samas on tegemist üsna väheaktiivse turuga ja iga maatükk on ju erinev. Et seal ei ole statistikaga mitte midagi teha. Ja seda me oleme nüüd nuputanud nii ja naapidi ja täna meile tundub, et kui nüüd vaadata sellist kaudset informatsiooni ja olles konsulteerinud seda korduvalt ja korduvalt ka tegevhindajatega, siis tõenäoliselt on mõistlik äri- ja tootmismaa puhul tuginedagi elamumaa mudelile ja teha seal võib-olla mingeid mööndusi. Aga üldiselt see hinnatase on ju enamasti sama, kas tegemist on kontoriga või tegemist on eluhoonega. Ja teatud juhtudel ka tootmismaa on ikkagi üsna sama, lihtsalt kui tootmismaa läheb kesksest asustusest välja, siis lähevad krundid suuremad ja väärtused teistsugusemaks. Tootmismaa üldjuhul ju kesksetes asukohtades ka ei paikne. Et tundub, et me saamegi rakendada ühtset ehitusmaa mudelit, mis tugineb eelkõige siis elamumaa tehingutele. Et praegu see on hetke parim teadmine, et kui Vahur räägib teile elamumaa mudelist, siis see on pigem selline ehitusmaa mudel. Ja lisaks oleme siin võtnud kasutusse siis ehitusõiguse mudeli, et kuna äritootmise elamumaad paiknevad tihti väga kesksetes asukohtades ja tegemist on arenduskruntidega, kus ehitusõigus on kõige olulisem väärtust mõjutav tegur, siis me zoomime lähemalt sisse ka ehitusõiguse mudelisse. Ja see on siis teema, mida mina pärast veel detailsemalt räägin. Ja siis eraldi küsimus on nüüd, mida teha nüüd nende varadega, kus aktiivset turgu ei ole. Et ma juba jõudsin öelda, et seda 0,2 meetodit ehk korralise hindamise meetodit me oleme seda analüüsinud, kas ta rakendada või mitte. Esimese hooga me pigem jätaksime ta kõrvale, aga meil ei ole siin veel nagu väga selgeid lahendusi ka olemas. Aga mingid mõtted meil siiski on, et kas läheneda kõlvikute kaudu või üks mõte, milleni me oleme jõudnud, on see, et võtta aluseks piirkonna madalaim maaväärtus, mis siis on sellistes hajaasustuses selline rabahind 5 senti ruutmeeter ja ütleme seal kesketes asukohtades, võib-olla seal kuskil 10 kandis, et tõenäoliselt on võimalik eksperthinnangutega sellise piirkonna madalaima maa väärtuseni jõuda. See tundus meile mõjuanalüüse tehes nagu reaalsem. Nii, aga nüüd ma jõudsin natukene edasi arenenuma skeemi juurde sellest eelmisest. Eelmise peale olid ainult kasutused, siia me oleme juurde toonud ka asukoha dimensiooni. Et need kasutuse rühmad on siis laias laastus ehitusmaa, maatulundusmaa ja need aktiivse turuta maad. Ja kui tuua siia juurde ka asukoha dimensioon, siis tõenäoliselt erinevates asukohtades tuleb leida erinevad lahendused. Näiteks me töörühmas leidsime, et kui me räägime ehitusmaast, on see siis elamu, äri või tootmismaa, siis nii-öelda väga kesksetes ja kallites asukohtades me tõenäoliselt ei saa rakendada või ei ole põhjendatud rakendada pindala koefitsienti. Turg nagu ei toeta seda. Aga samas, kui me läheme kesksetest asukohtadest välja, siis tõenäoliselt selline tinglik 2 hektari piir nagu ees on ja üle selle tuleks mingit pindala kohandust rakendada. Kuidas täpselt? Täna meil ei ole veel väga valmis vastust, aga juba mingid raamid hakkavad paika loksuma. Siis mida me veel oleme vaadanud nende aktiivse turuta maade kohta, näiteks ühiskondlik ehitiste maa. Siin tuleb eraldi vaadata seda, et kas tegemist on kontorihoonega, mis on ju puhas äri, seda tuleks hinnata nagu äri. Võib-olla koolide puhul tuleb teha mingeid erandeid. Et ka hindajad on ju siin olnud hädas hindamistel, et kas ta on ikka päris tavaline äri või tootmine või ei ole. Võib-olla ka siin tuleb mingeid erisusi teha. Samamoodi riigikaitsemaa, näiteks Kaitseministeeriumi büroohoone Solarise kõrval Tallinnas, tegelikult ta on ju ehitusmaa nagu teisedki, aga jällegi, kui me läheme linnast välja, kui tegemist on polügoonidega, siis ta ei ole nagu päris turupõhine võib-olla, et võib-olla siis tuleks läheneda kõlvikute kaudu, et praegu tundub, et nii võiks see asi laheneda. Et sellel skeemil ma rohkem pikemalt ei peatuks, küll aga näitaks seda siis, et see elamumaa on siis eelkõige siin keskses asukohas ja me rakendame seda erinevatele sihtotstarvetele, kuidas täpselt meil ei ole veel valmis vastuseid, aga et kui Vahur räägib elamumaast, siis ta eelkõige räägib, kuidas see mudel töötab. Nüüd sellest asukoha dimensioonist veel enne, kui Vahur sellest räägib, ma põgusalt veel sellel peatuks enne, kui ma oma jutu kokku tõmban.
et asukohaklassid on siis üks suur valdkond, milleni me jõudsime läbi turupiirkondade. Vahur räägib täpsemalt, kuidas me selleni jõudsime, aga lihtsalt, et luua ka seos selle minu eelmise pildiga, et siin on erinevad asukohad, siis see siin on nüüd selline tulemuse pilt, eks ju, kus hästi laias laastus me kõigepealt võtsime andmed registrites, nagu maakonnaplaneeringute andmed ja erinevad makromajanduslikud andmed ja tehingute andmed ja siis hindajad korrigeerisid neid turupiirkondi ja me leidsime sellised turupiirkonnad, mille sees me siis ka teeme väikseid erisusi mudelite rakendamisele. Ja rõhutaks just seda, et need ei ole hinnatsoonid, nagu olid eelmises hindamises. Et siin ei määrata baashindasid, vaid need on turupiirkonnad, kus siis defineeritakse ära erinevad erisused metoodika rakendamisele ja ka võrdlustehingute valikule. Et hästi piltlikult öeldes, et näiteks kui meil on hinnatav objekt siin kollases piirkonnas ja kui me ütleme, et otsi lähimad tehingud, et ta siis ikkagi otsiksid kollastest piirkondadest neid tehinguid ja ei läheks otsima rohelistesse piirkondadesse. Et võib-olla veel üks hästi oluline mõte, mida ma piisavalt ei rõhutanud enne oma sellises sissejuhatuses, et ma igaks juhuks räägin seda natuke pikemalt, et kui eelmises hindamises ja eelmistel hindamine toimus sedapidi, et Maa-amet hindas ära tsoonid või ütleme hindamise käigus loodi tsoonide hinnad ja selle alusel arvutati siis igale maatükile väärtus, siis praegu me leiame väärtuse ikkagi igale konkreetsele hinnatavale katastriüksusele. Ja me üritame jäljendada siis sellist üksikobjekti hindamist nii palju kui võimalik. Et me võtame objekti ja otsime talle sarnased objektid sarnasest piirkonnast, sarnase kasutusega ja siis hindame ära. See on nii-öelda see elamumaa mudel. Ja sellised turupiirkonnad joonistuvad välja. Nii et siis kokkuvõtteks, et kuidas me siis hindame, et maa maksustamishind siis on turupõhine väärtus, mis leitakse maaandmete ja kinnisvaratehingute andmete analüüsimisel, kasutades erinevaid meetodeid. Hindamismeetodid sõltuvad maa kasutamise otstarbest ja asukohast. Elamu ja haritava maa turg on piisavalt aktiivne, seal on võimalik rakendada statistilisi mudelanalüüse. Ja samuti on siis metsamaal võimalik rakendada eraldi hindamismetoodikat. Äri- ja tootmismaa hinnatakse elamumaa kaudu, looduslik rohumaa hinnatakse haritava maa kaudu. Ja nende sihtotstarvetel, kus aktiivne turg puudub, rakendatakse kaudsemaid hindamismeetodeid. Ja metoodika väljatöötamisse on meil kaasatud siis nii TalTech kui tegevhindajad ja hiljem, kui me läheme hindama ja testima oma mudeleid, siis me tahaksime kaasata hindamisse veel hindajaid, aga siis juba nii-öelda hindamiseks ja metoodika testimiseks. Et meil on oluline viia läbi tehingute puhastamine, turupiirkondade moodustamine ja hindamistulemuste turuga kooskõla testimine. Ehk nüüd tulles tagasi selle pildi juurde, praegu metoodika väljatöötamise käigus me joonistasime selle pildi välja, aga hindamise käigus me tegelikult ju võtame veel uued lisanduvad tehinguandmed. Praegu see mudel on tehtud ikkagi nii-öelda vanade ja puhastamata tehinguandmetega või mitte vanade, vaid ütleme, et siin ei ole viimase 2-3 aasta tehinguid. Ja need tehinguandmed on puhastamata. Me tahaks, et need andmed oleks veel ära puhastatud ja et me veel detailsemalt vaatame üle need turupiirkondade piirid. Ja siis hiljem, kui me selle hindamismudeli siia nii-öelda peale saadame, et siis hindaja veel aitab testida üle, et kas need tulemused, mis sealt mudelist tulevad, kas need on õiged ja kas oleks veel vajalik ja võimalik mudelit kuidagi muuta. See on see, kuhu me tahame hindajaid appi. Metoodika väljatöötamise käigus me oleme ära sõnastanud selle, kuidas ja mis tööd on vaja teha, aga nüüd on nagu päriselt vaja hakata seda tööd ka tegema hindamisel. Vot, see oli lühidalt selline kontseptsiooni pool. Ja siit kohalt ma ajakavast räägin pärast poole veidi, nüüd meil oli plaan teha paus. Ja teeks pausi siis 1:30. Ja siis saab sõna Vahur, kes hakkab juba rääkima konkreetsemalt sellest elamumaade turuanalüüsist ja elamumaade hindamise metoodikast. Minu poolt aitäh praegu. Küsimusi?
hästi, aga siis 10 minuti pärast kohtume jälle. Aitäh!